Tere sõbrad, sõidame ma Abu Dhabisse. Dubais mere ääres täna maksab valmis villa vähemalt 3 korda rohkem. Osad söögikohad on ka avatud juba ja see on üks osa ainult Hudeirat saarest, mis saab valmis 3 aasta pärast. Tere sõbrad, kuumad tervitused Dubais. Täna on meil 34 kraadi. Sõidame ma Abu Dhabisse, et tutvuda minu nüüd uue lemmiku projektiga, mida ehitab siis riigi arendaja Modon Hudeirat saarel. See on siis uus saar, kus tulevad kortermajad, ridamajad, kõige magusamad villad mere ääres, kus on 16 kilomeetrit randa. Ja põhiargumendiks, miks ma väga usun sellesse projekti ja ma ise isiklikult tahan seal ka osta villa investeeringuks, on see, et täna Dubais maksab 2,5 kuni 3 miljonit eurot ehitatavas majas villa, mis on 15-20 minutit merest Sisemaa kommuunis. Aga Abu Dhabis sa saad sama villa mere ääres. Lisaks Abu Dhabis sa saad valida 2 erineva stiili vahel, kas sa tahad siis modernset villat või klassikalist. Kui sa ostad ehituse jooksul, sa saad valida ka siseviimistlust, mida tavaliselt Dubais valida ei saa. Ning Dubais mere ääres täna maksab valmis villa vähemalt 3 korda rohkem. Ja miks just Abu Dhabi? Abu Dhabi on väga tõusev turg just luksuskinnisvara segmendist, sest see on palju rahulikum. Abu Dhabi kaitseb väga oma maad. Väga vähe maad on lubatud ehituseks, mis tähendab seda, et seal on nii palju ehitust kui Dubais, puhtam õhk, vähem rahvast, mis väga meeldib väga jõukatele lõpptarbijatele, kes elavad seal peredega. Ja me varsti näitame teile, kuidas siis see ehitus seal juba välja näeb, millised on võimalused investeerimiseks. Ja üleüldiselt, kui me räägime villade makseplaanist, siis mis on väga hea, et Abu Dhabis esiteks maamaks on 2%, mitte 4 nagu Dubais. Ja makseplaan on 40-60, mis tähendab seda, et 10% on sissemaks, 30% 2 aasta jooksul ning ülejäänud kättesaamise. Et sa ei pane ka palju kapitali alla magama. Dubais aga enamus villad on 70-30 makseplaaniga või 60-40 ja sissemaks on alati 20%. Ja mina prognoosin, et valmimiseks 2,5 aasta pärast need villad maksavad juba 30-40% rohkem. Ja seal need ostetakse väga kiirelt ära. Need müüakse portsudena, ei müüda korraga tervet rajooni. Ehk pannakse seal paarkümmend villat müüki, müüdi maa, tõstetakse hindu. Mis siis tähendab seda, et seal iga 2-3 nädala tagant neid hindu tõstetakse. Ja siis kui me räägime Hudeiratist, kuhu me varsti jõuame siin tunni pärast, siis Hudeirat on väga äge saar. Seal on 16 kilomeetrit randa. Seal tulevad kõik pargid, rattateed, jooksuteed, kohvikud, restoranid, koolid, lasteaiad, kõik, mis on eluks vajalik. Ja see tuleb Abu Dhabi üks uuemaid ägedamaid saari, mis on ainult 20 minutit Financial Districtist ja see tuleb väga mõnus koht elamiseks, puhkamiseks. Abu Dhabis on palju värskem õhk ja puhtam vesi kui Dubais. Aga jällegist, me ei tee Dubait maha, me ei ülista Abu Dhabit. Lihtsalt sellepärast, et need on 2 erinevat toodet. Kui te olete high net worth investor või tahate endale eksklusiivset talvekodu, siis täna villad Abu Dhabis on number 1 investeering, sest nad on väga alahinnatud. Kui aga me räägime keskklassi segmendist 200, 300, isegi 500 000 kuni 1 000 000 eurot, siis Dubai on kindlasti parem, sest Dubais sellise sissetulekuga kliente on palju rohkem. Abu Dhabis ma soodsaid asju ei ostaks, sest seal ei ole neile lõpptarbijad. Aga nüüd me hakkame jõudma juba Hudeirati saarele. Hetkel on seal ainult 1 sild, aga tulevikus tuleb veel mitu maa-alustunnelit, et saaks kiiremini sisse välja. Ja te kohe näete, kuidas näeb välja see Hudeirat. Seal juba ehitus käib. Samas on ka juba rand osaliselt valmis, ning seal on poed, kohvikud, saab tulla. Seal on ka Modoni kontor, kuhu me kohe jõuame. Ja kõige ägedam see, et künkad Al-Naif klastris on juba täidetud.
see on villade mikrorajoon, kuhu tulevad villad kõrgendiku peal, mis tähendab seda, et iga villa eelmisest on 5 meetrit kõrgemal. See tähendab seda, et vaade on privaatsem ja kõikidest villadest avaneb vaade kas merele või linna siluetile. See ongi see Navajev East ja West, et siin tulevadki need villad sul niimoodi järjest. Näed, levelid on juba täidetud, kõige eksklusiivsemad on mäetipus ja siis läheb alt ülesse. Me jõudsime nüüd tunniga Dubaist Abu Dhabisse ja siin on siis rand, Marsana Beach ja siia kõrgendiku peal hakatakse ehitama villasid. Eks sa saad jalutada randa 10-15 minutit maksimum jala ja sa oled rannas. Ja vaadake, see on juba valmis rand. Siin saab ujuda mega vaikne rahulik, sellist siblimist, sahmimist nagu Dubais. Osad söögikohad on kavatud juba. Me jõudsime Modonni kontorisse ja see on üks osa ainult Hudeirat saarest, mis saab valmis 3 aasta pärast. Siin on Al Nasim villad, mis on nii-öelda madalmaa peal. 4 bedroom villat on sold out, alles on 5 magamistoaga villat, umbes 2,5 miljonit eurot. Ja muidugi eksklusiivsemad villat on meil Navajev, et on siis künka peal, nagu ma rääkisin. Need maksavad alates 3 miljonist eurost, 500 ruutuvilla Infinity Pooliga. Lisaks meil siia tuleb ka hotell, kortermaed, ridamaed, hetkel esimene etapp on välja müüdud, aga selles roonis ma ostaks ainult villasid. Rannajoon, 16 kilomeetrit, kõik pargid, spordiväljakud, ratta, jooksurajad, jalutuskäigukohad, lastemänguväljad, kui kõik tuleb. Ja kõige ägedam on see, et kui Dubais kommuun ehitatakse 4 aastat, eks ostad täna villa, saad 4 aasta pärast kätte, siis siin valmimine on juba 28 alguses. Miks? Sest seda rajooni valmistati juba 2 aastat ette, et nad saaks ehitada ja siis müüa. Igale villale on tehtud virtuaalreaalsuse simulaator. Ehk kui te tahate osta villa, te tulete minuga Abu Dhabisse ja me saame täpselt näidata, kuidas te tulevane villa välja näeb koos ligikaudsete vaadetega. Ja ehituse jooksul on sul siis võimalik valida oma tulevane kodu või investeering, kas tumedas siseviimistluses või heledas. Ma julgen peaaegu pea panti panna, et Euroopast ei saa sama raha eest ühtegi võrdväärset asja mere ääres heas kohas. Marbellas kuskil Sierra Blancas selline villa maksab mitu korda rohkem. Aga Abu Dhabi on Ühendemiraatide pealinn, üks rikkamaid ja turvalisemaid riike maailmas. Mere ääres 15 minutit Financial Centerist, villa künka peal 500 ruutu Infinity Pooliga.